tulemast taas kord vaatama järjekordset videot, milleks on meil seekord taas kord unboxing ja taas kord on mulle jõudnud kohale üks pakk, mis mulle jõudis kohale varem, kuid mille unboximist alustasin ma alles nüüd. Ja võtame siit endale siis ühe uue paki. See pakk on tulnud seekord siis AliExpressist. Mina tean taas kord, mis siin paki sees on, kuid teie ei tea, nii et hakkame unboxima. Välja. Jah, siit tulis välja siukene gaming mänguri klaviatuur. Siin on igasuguseid erinevaid asju nuppe peal. See näeb päiskene kinna välja. Ja see on siukene nagu läpaka klaviatuur, et see on siukene hästi õhukene. Ma olen läpaka klaviatuuriga harjunud. Ja põhjus, miks ma endale uue klaviatuuri tellisin, on see, et mul läks läpakal katki nupp nimega Shift. Ja enamus mänge kasutavad nuppu nimega Shift. Ja kuna kõikides mängudes ei saa nuppe ära muuta või isegi kui saab, siis näiteks mõnikord ei ole need nupud kõige paremas kohast, kui mis on ära muudetud. Seetõttu ma tellisin endale siis nagu selle välise klaviatuuri, kuna tuli välja, et muidu mul läheb üle 100 € läheb maksma klaviatuuri vahetus seekord ja ma ei saa nii palju raha välja käia, nii et kui senikaua, kuni ma pasen tellida läpaka ehtsat klaviatuuri vahetuseks või lõpuks siis maksta see summa kinni, et klaviatuuri välja vahetatakse. Et siis jah, nagu kasutame välist klaviatuuri nende mängude puhul, kus on siht oluline ja näiteks jah, vahetusega ei ole kõige mugav mängida. Näiteks üks nendest mängus on Flashlight Lights, kus vahetasin shifti ära ühe nupu vastu ja kohe üldse selle mugav mängida. Nii et seetõttu kasutame selle mängu puhul välist klaviatuuri. Siin on ka valgustus olemas, nagu te näete, on rohelist valgustust, on punast valgustust, hellast valgustust. Ja siin on päris palju nuppe igasuguseid ka niimoodi. Eks selles ma teen kindlasti ülevaate ka siis, kui mul on seda juba pikemat aega kasutatud ning oskan selle klaviatuuri kohta midagi täpsemalt rääkida. Ja see maksis kuskil 15 €, 12 pluss 1,50 oli, 1,50 oli siis mingi muu makse, mida see müüja nõudis või palus, aga ei nõudnud ja ma maksin seda kinni. See oli küll kahtlane kummaline, aga nagu toode on käes, nii et pole probleemi. Et ja ma arvan, et ongi aeg siin kohal siis kokku tõmmata see unboxing video. Et jah, eks ma arvan, ma panen toodete lingid panen seal video descriptionisse ka. Et kui te olete huvitatud näiteks endale ammu tooteid tellima või soovite saada endale ja vaadata kas neid, siis saate lingi kaudu minna ja vaadata neid tooteid. Et kindlasti siis, kui te pole minu kanalit veel tellinud, siis tellige minu kanalit. Jagin seal kanali informatsiooniga oma sõpradele, tuttavatele, paljudele, et me oleme must suusu või siin vaatama, mis mu kanal toimub. Ja kui te pole minu videosid laikinud, ja kindlasti ka like'i ja kommenteerige minu videosid, kui seda veel ei ole. Ja mulle võimalik muidugi saada mulle teha annetusi. Annetuslink on seal videos olemas. Või kui te vaatate minu kanali sotsiaalmeedia info, mis on üleval paremalt kätte kanali luges, siis seal on olemas PayPal donation-nupp, on samuti mulle annetusi teha. Annetuste suht pole oluline ja annab nii palju, kui ta on võimalik, kui annetada soovib. Ja muidugi ma võin saada ka fanmaili. Fanmaili mis on alguses olemas. Fanmaili alguses kirjad, pildid, joonsid, pakid, muu, et ma saada soovite. Fanmaili on siis spetsiaalpildid, fanmaili või tegelikult täpsemalt siis unboxing.
Ja mul on olemas ka Patreon. Patreoni link on samuti olemas. Või kui te vaatate minu kanal sotsiaalmeedias, mis on ühel paremat kätkanulugas, siis seal on olemas Patreoni nupp. Mul samuti võimalik minna minu Patreoni lehele. Kõikidele Patreoni toetajale, siis see boonssüsteem, boonusprogramm ning palju muud uut ja huvitavat. Kui te võimalik soovid mingi saake kindlasti minu Patreoni lehele pildi peale. Ja kui teil on võimalik huvi, siis võite minu Patreoni toetajaks näiteks saada. Kindlasti jääge lainele, kui on alati uusi videoid vaadata. Selleks nägemist, kui näli kohta taas nähemises videos.